nii, seekordse video siit Kodujärvelt ma alustan siis paadist. Vabandan juba ette ära selle audio pärast, kuna ma unustasin mikrofoni koju, siis peab leppima selle GoPro enda audioga. Täna õhtul ma proovin enne pimedaks minekut teha sellist asja, nagu proovin augu vedada. Lihtsalt panen väikse voobleri otsa ja vean umbes kaldast 10 meetri kauguselt läbi. Sest üks päev varem käisime loopimas, siis loopimisega ei tulnud küll ühtegi augi. Et vaatame, äkki on õhtupoole võimalused vähe teised. Siis võtsin kaasa veel oma sõbra. Selle panen paadi kõrvale nööriga nagu lohisema. Ja siis mul on telefonist ülevaade kogu aeg põhjareljeefist ja üldse kaladest ja muust sellisest. Kuna mul väga järvelanti ei ole, siis ma pean seekord läbi ajama. Nii, kus tangid sai taskus? Pean läbi ajama mingi merevoobleriga. Äkki õhtupoole, kui tume on vesi, siis veel pime on, et siis võib-olla midagi sellist. Rossi mul ei ole. Kahva mul ei ole. Nii et kõik eeldused on head suure kala võtule. Vaata, proovime hästi robustselt selle asja korda ajada. Lant on sees ja panengi kohe esimesena üle selle sügava. Lant peaks sukelduma 2,5 meetri sügavusele just sinna, kus ta tegelikult kala näitab praegu. Keda meil õnnestub siit kätte saada või kui üldse õnnestub. Eks see selline küsimärgi all toiming ole. Nüüd ma olen jõudnud selle järve nagu kõige sügavama külje peale. Just sõitsin üle 6,5 meetrisest august. Kala näitab nagu kogu aeg. Kala on nagu kogu aeg nüüd juba mõlemas kihis. Küll põhjakihis ja pinnakihis. Loodan, et ma ikka mingi haugi siit välja meelitan. Ja vaikne on küll. Kuna õhk läks jahenemaks, siis ei ole ujujaid ka enam nii palju. Kuulad ainult rohutirtsu laulu ja vaikset veevulina. Sõidan siin mööda just ühest karbipüüdmisest. Ei tea, kas seda näha on. Käib siin ikka karbi püüdmas. Mõned ööd on teda ikka siin näha olnud. Otsalamp põleb ja on vist isegi siit saanud. Need aastad tagasi, kui siia kobras sisse tuli, siis on kalda ääred on küll kõik maha langenud, puid täis. Kobras oskab just täpselt nagu mingi võtab jämeda puu ja käib teda aga närimas ja lõpuni ei närigi. Tuul teeb lõpuks enda töö. Ahah. Nüüd käis üks kahtlane tõnks. Et kas need olid nüüd kukulehed või tõesti käis? Või käib mul ainult põhja? Pean korra kontrollima. Ei mängi enam.
otsas sihukest. Siin on alati sügise poole hakkab põhjast üles tulema vesikuusk ja mitte vähe. Tagaosa peale, kuhu suunas me praegu lähme, seal on juba lausa vabat vett, on selline võib-olla meetri jagu. Ja ütleme nii, et sügisel juba on väga raske. Tean, et seal käivad latikapüüdjad, kes söödavad oma kohti sisse värke. Ja see, kes paadiga käinud ei ole, ega tema ei teagi. Loobib oma söödad sisse sinna. Ja kõik see sööd vajub sinna vesikuuskade vahele, sinna padja peale. Ja noh, nagu iga latikapüüdja teab, et siis on juba vähe keeruline. Mõtled küll, et söödad, et peaks ju ometi tulema latikat, aga latikas hoopis selle heina vahel kuskil õige põhja juures sööb ja sinu uss ei jõuagi üldse nende toidulavale. Ajalood ikka näitab kala. No aga see on täiesti õige, ma üldse ei kahtlegi, et seda kala siin on, sellepärast et tõesti kaamera peal seda ei jää, aga no pind kihab nagu väiksest söödakalast või särjest või kuidas seda öelda. Ei saagi päris tahakääru sisse sõita, sest nagu ma eeldavalt rääkisin, on seal see vesikuusk ja ei jaksa seda kogu aeg otsast ära võtta. Keerangi siin enne kui madalaks läheb otsa peal ringi ära juba. Ma lihtsalt oi, nüüd läks kala paljuks ja kusjuures siin mullitab ka põhjas. Näitan korra veel kaamerasse. No see peab olema mingi latikas või mingisugune siuke kala. Nii, väga välk kiirelt pimeneb kogu aeg, et ma ei tea, palju mul nüüd üldse must veel näha on. Ei oska öelda, aga nüüd ma olen jõudnud siia kaldasse, kus ikka aeg-ajalt ikka augi on tulnud. Selle paari minuti jooksul, mida ma nüüd siit aerutan, äkki viskab kas või mõne väikse otsa. Oleks ju tore. Kahju on küll, et see haugi populatsioon siin nii nõrgaks on jäänud, et eks siin nii-öelda sügaval nõukaajal tehti ikka ja tehakse kindlasti siiamaani värstrapüügiga nagu palju kahju. Siukse väikse järve puhul see on nii lihtne lihtsalt ära tappa mõne aastaga. Suured kudevad kalad väljas ja rohkem polegi vaja. Tulin siia taha vaiksesse nurka ja mõtlesin teen mõned heited heina piirile ja saad aru, Woobler landi kõrvalt tõusis üles suur karpkala. Ja näha oli niimoodi, et tuli korraks vee peale, olid lained ja siis oli täpselt siuke mullirida oli näha, kuidas mööda põhja läks paadi kõrvalt. Ja siukses väikses kummipaadis nii suuri kalu näha, see on nagu, tuleb natukene aukartus peale. Et oleks ma nüüd selle otsa traginud, siis oleks siukest tralli näha saanud. Ja järjekordselt olen nüüd siin sügavas nurgas. Vähemalt siis sügava äärel ja jälle kala, vaadake. Kas see nüüd on latikaparv või on see särjed või no igatahes kala siin on all. Jaa, see oli kala. Piisab ainult nägemisest. Ja juba on adrenaliin üleval. Sest ma ei tea, kui tõsi see on, aga siin
vanemad kalamehed on rääkinud, et karpkala pidi pöörellanti täiesti võtma. Et võib juhtuda, et isegi saab pöörellandiga karpkala. Mul muidugi pole õnnestunud, kuid kunagi ma mäletan omal ajal, kui 2 paadiga sai peale oldud, siis ma olen näinud, kui teise paadi pealt mees viskas lanti ja siis korraks nagu karp tuli põhjast ja hakkas järgi minema, aga ta ei võtnud. Ta näitas nagu mingit huvi selle landi vastu, aga ta ei võtnud seda. Aga jah. Aga arvatavasti ma pean haugi koha pealt alla vanduma, sest võib-olla proovima muidugi mingisuguseid muid lante osta täitsa siia järve. Kui keegi teist teab, millist lanti võiks kasutada näiteks tumeda veega järvel haugi jaoks, siis alati võib kommentaaridesse kirjutada. Ja minul siis hetkel siuke järve vedamise või tähendab mere vedamise voobler. Võib-olla liiga ekstreem selle järve kaladele. Kui haugile ei tohiks nagu see väga palju mõjuda. Ma arvan, et ma lõpetan nüüd selle filmimise ära, sest ega siin suurt peale hääle enam kindlasti midagi peale ei jää. Proovin veel natuke aega loopida ja panen selle päeva lukku. Enne kui kaldal lähen. Tulin siia sügava peale ja lihtsalt istusin vaikselt. Lihtsalt niimoodi, et täiesti hautoikseks ja kõik. Ja kui siis hakkas mõlemal pool paati, hakkasid käima seljad vee peal. Suured latikad. Karpkalad need ei olnud, aga nii mõnigi teist on näinud, kui tuleb niimoodi. Näitab seljad vee peale ja osad olid lausa nagu 2-3 tükki kõrvuti. Mis pani mind nagu vähe mõtlema, et huvitav, kas kuidagi on latika kude jäänud see aasta nagu vähe hiljaks. Sest siin järves nad on alati kudenud nagu kuskil, kalda ääres lobinat ei näe, et on kuskil põhjahintes või niimoodi. Võib-olla sellepärast ma ei ole saanud ka korralikult latikat. Võib-olla on mingi hiljaks jäänud kude. Aga väikest kala nagu ümberringi särge asju, kes söövad sääski asju, neid on nagu täis kõik kubised. Mis viitab sellele, et haugi populatsioon on ikka väga nõrgaks jäänud siin. Sest väikest särge on nagu tõesti, seda on nagu meeletu. Terve järve ulatuses. Aga okei. Veel kord siis nägudeni.